Tere! Mina olen Elo Madisson MTÜ-st Lapsele Vanemad ja meil on tänases podcastis külas Noora Sööt. Tere, Noora! Tere! Noora elab praegu Rootsis ja tema on kasvanud 8 aastat siis 50-50 vanemlusega. Ja väga huvitav on kuulata Noora perspektiivi. Noora on praegu 19-aastane. Ja sooviks kohe siis peale hakata küsimusega, et kuidas siis sinul see korraldus oli? Kui vana sa olid, kui sa hakkasid elama niimoodi vaheldumisi ema ja isa juures käima ja kui kaua see kestis? No, minu vanemad läksid lahku, kui ma olin 10-aastane. Et siis umbes 10-aastase vanusest ma liikusin 2 vanema vahel. Ja alguses oli väga raske vanematel organiseerida, kuidas lapsed peaksid liikuma. Siis ma tean, et esimene aasta või pool aastat proovisime nädala ja nädala kaupa, aga siis see muutus nii stressirikkaks ja meil jäi mulje, nagu me ei oleks kunagi ühegi vanema juures. Et see liikumine oli võttis rohkem aega kui seal vanema juures olemine. Nii et siis tegime uue kokkuleppe ja siis me käisime 2 nädalat. Iga teine nädal, iga pühapäev pakkisime oma kohvrid kokku ja läksime teise vanema juurde. Kas võis kaua aega liikumine, et kui kaugel need vanemad siis teineteisest elasid? Sinu jaoks siis 2 kodu, kaugel need olid teineteisest? Ja mu vanemad tegid nalja selle üle, et kui nad lahku läksid, et siis proovisid nii kaugele saada üksteisest kui võimalik. Et linna erinevatesse otsadesse tegelikult, et mõlemad elasid linnast väljas ja erinevat suunda, nii et see sõitmisvahe seal vahel oli võib-olla 2 tundi äkki. 2 tundi? Eesti perspektiivis oleks nagu täiesti erinevad riigi otsad isegi. Aga kuidas see 10-aastane sul oli siis kool ja mingid huviringid, kuidas need siis jäid? Meid oli peres ikkagi 5 last ja kõigil olid erinevad huviringid, aga me proovisime alati korraldada enda huviringid siis ühe vanema kaudu. Et siis üks paar õdevendi käisid oma trennides, oma ema läheduses linnas ja teine paar õdevend ja mina käisime isa läheduses trennis. Et siis me liikusime ikkagi päris palju, et iga nädal jõudsime me hilja õhtul ikkagi koju ja see oli päris raske väiksena, aga me ei tahtnud mitte ühestki huviringist loobuda. Ja kool oli kesklinnas, nii et see oli ikkagi, et ükskõik kus sa olid, sa ikkagi sõitsid tund aega kooli vähemalt. Okei, nii et sa räägid ikkagi Stockholmist? Jah, Stockholmist. See on palju suurem linn kui Tallinnas ka kindlasti sa jõuad linna serva ühistranspordiga tund aega. Aga Stockholmis see tund aega käid kooli ühes suunas on tavaline. Kas teistel oli ka nii pikad kooliteed? See ei ole ebatavaline. Üks aeg me käisime kõik 5 Stockholmi Eesti koolis ja kuna see on nii väike kool ja ainukene Eesti kool Stockholmis, siis kõik lapsed, kes tahtsid seal koolis käia, pidid erinevatest linna otsadest kohale tulema. Okei, nii et selles mõttes mõlemad vanemad elasid tund aega koolist eemal, aga kool oli seal keskel ja nii oli see pikk tee. Ja kui ma õigesti aru saan, siis huviringid olid siis kas ühe või teise vanema juures ja siis huviringidesse oli 2 nädala kaupa oli 2 tundi sinna ja tagasi või koolist tund aega ja tagasi 2 tundi näiteks. Ja paljud huviringid ju ikkagi prooviti korraldada kesklinnas niimoodi, et ei pea sõitma nagu täiesti teise vanema juurde. Ja sa mainisid juba õdesid vendi, üks paar õdest vendi ja teise paar õdest vendi, et siis teil oli kodus rohkem lapsi ja teised käisid ka vaheldumisi või kuidas sellega oli? Ja mina olen kõige vanem ja kui minu vanemad lahku läksid, siis ei saanud ma ainult endale ühe uue kodu, vaid ma sain ka endale 2 uut õde-venda, ühe venna ja ühe õe, kõik minust nooremad ja ja sina oled kõige vanem, nii et kõik olid sinust nooremad siis? Jah. Ja sinuga tulid kaasa siis ka veel nooremad? Jah. Et ma kasvasin üles ühe õe ja vennaga, siis kui ma sain 10-aastaseks, siis ma sain teada, et mul on veel üks õde ja üks vend ja üks isa. Ja kui minu isa
uusisa kolis minu emaga kokku, siis me hakkasimegi edasi-tagasi liikuma mina oma õe ja vennaga, kellega ma olen üles kasvanud, oma nii-öelda teise isa vahet ja oma ema ja uue isa vahet. Ja siis need teised õde-vend, kes siis selle uue isaga perest tulid, kas nemad liikusid ka 50-50? Ja kas nendel oli nädal või 2 nädalat? No vanemad avastasid väga tihti, et kuidagi peab seda rütmis hoidma, sest et muidu me ju ei kohtunud üldse kõik koos. Need siis ju pandigi kõik need nädalad kokku, et vanemad olid 2 nädalat üksinda kodus ja siis 2 nädalat oli neil 5 last korraga. Ma nüüd ei teagi, kumb on parem, kas see, et sul on 1 nädal 3 last ja teine nädal 2 last ja kogu aeg 5. Et kui mina ise Rootsis elasin, mul oli enda jaoks selline unelm, et ma saan ka kohtun eluarmastusega, saan 2 last, siis me läheme lahku, kohtun järgmise eluarmastusega, temal on eelmises suhtes 2 last, me on iga teine nädal 4 last, iga teine nädal on meil ainult 2 oma eluarmastusega. Ja minu jaoks see läks küll teistmoodi, ma sain oma eluarmastusega siis veel 3. ja 4. lapsed ka kõik ühte perre. Nii et ma ei saa nii-öelda puhkust nendest 4 lapsest. Et nagu lapsevanema poolest mulle tundub nagu ainult hea lahendus. Aga muidugi lastel on täiesti teine perspektiiv seal juures, mille pärast mul on väga hea meel, et me saame sinuga rääkida. Väga põne, nii et siis niimoodi viiekesi ja aegalt ühelt poolt ja teiselt poolt. Kas ma küsida, sa mainisid, et kohvrite pakkimine. Kui palju asju teil siis oli mõlemas kodus olemas ja kui palju seda tassisite kaasa? Meil vanemad ei saanud üksteisega hästi läbi, et ma räägin nüüd edaspidi sellest enda perspektiivist, sellest edasi-tagasi liikumisest koos oma vennaga. Et see suhe minu ema ja minu nii-öelda teise isa, kes mind üles kasvatas, see oli väga emotsionaalne ja ei suudetud nagu kokku leppida, et kuidas need asjad peaksid olema. Aga mis siis juhtus, oli see, et meie kõik pakkisime oma kohvrid iga pühapäev ja nendesse kohvritesse läksid kõik meie riided, mis meil oli 8 nädalaks vaja. Meil oli 1 juuksehari, 1 hambari, meil olid kõik asjad olid nagu kaasas, et olime nagu alati valmis minema. Aga samas oli meil ka väga ilus nii-öelda traditsioon või rutiin tekkinud, et seesama õhtu, kui me jõuame koju, siis me pakime lahti, et meie asjad ei jää kunagi kohvrisse. Sest et see oli just see, mida meie vanemad proovisid meisse ka sisendada seda, et sa jõudsid nüüd koju. Et sa ei ole puhkusel, kus asjad võivad jääda kohvrisse, vaid et sa nüüd paned oma asjad oma kappi ja sa lähed oma toast. Oli sul tuttavaid ka, kes samamoodi kasvasid, et Rootsis on palju rohkem levinud selline 2 vanema vahel liikumine ja kas sa tead, kui väga oli erinevusi sinu versus teiste vahel? Kas te rääkite sellest? Ja see on tegelikult väga tavaline, et vanemad on lahus, sest et ei ole nagu väga, see on rohkem ebatavaline, kui vanemad ei ole lahus. Ja ma tean, et just see, et mina sain alati võrrelda ennast enda klassikaaslastega ja minu tüdruku sõbrannadega, meid oli võib-olla 4, siis meil oli ainult 1, kelle vanemad kes ei olnud lahus. Ülejäänud olid kas siis näide, et vanemad olid läinud lahku siis, kui sa olid 3-aastane ja su vanemad olid veel sõbrad, aga sa elasid ühe vanema juures ja teine vanem käis sul külas. Ja väga tihti oli see, et sa käisid 2 vahet või et sul äkitselt tuli üks uus väike õde ühelt poolt juurde ja see oli ikkagi nagu täiesti oma, et kunagi nagu see tundus alati väga loomulik, et vanemad võivad minna lahku, aga ka väga loomulik see, et eeldatakse, et see suhe jääb sõprussuhteks või selliseks suhteks, et sa tead, et kui on arenguvestlus ja su vanemad on lahus, siis su vanemad tulevad ikkagi koos kohale, isegi kui nad enam ei ela koos. Et see on nagu Rootsis on see juba nii kaua aega levinud ja nagu ühiskonda integreerinud situatsioon ja perede nagu vorm, et see on väga loomulik tegelikult. Ja kuidas oli sinu suhe kummagi vanemaga? Sa muidugi kujuta ette, mis oleks olnud alternatiiv, kui sa oleks jäänud ainult 1 vanema juurde versus see, kui sa kasvasid üles 10-aastaseni, olid nagu mõlemad vanemad samas kodus. Kas siis, kui sa käisid 2 kodu vahelt, kas see suhe
vanematega tundub, et muutus paremaks, halvemaks, ühtemoodi, teistmoodi. Muidugi sa kasvasid üles ka, et niikuinii see suhe vanematega muutub. Oskate selle kohta midagi kommenteerida? Ja see suhe muutus väga. Ma mäletan, et kui mina kasvasin üles, siis minu isa oli alati tööl. Töötas öösiti, vaheldades päeviti, ma ei näinud teda peaaegu kunagi, aga me tegime toredaid asju koos. Ja mu ema oli see, kes tegi süüa ja koristas ja tegi meiega kodutöid. Et temaga ma puutusin palju tihedamalt kokku. Aga siis, kui nad läksid lahku, siis ma mäletan väga selgelt seda, kuidas minu isa oli nüüd see, kes pidi hakkama süüa tegema ja ta ei olnud süüa teinud võib-olla 10 aastat oma lastele niimoodi pidevalt iga päev. Ja mu väike vend oli siis 2-aastane, 3 võib-olla ja ma mäletan väga selgelt, kuidas me olime aega nii pettunud, et nüüd on jälle makaronid ja vorst. Ja et isa ei olnud nagu üldse harjunud, et on vaja ikkagi pesukööki minna ja pesu pesta ja koristada. Et siis nii ruttu, kui mina ja minu õde vanemaks nagu saime ja nii ruttu, kui me õppisime, siis me tegelikult võtsime tööd enda peale. Me nägime, et isa ei teinud asju nii, nagu meie tahtsime, et need oleks tehtud. Nii et siis me hakkasime ise tegema ja hakkasime ise poes käima ja ise pesuköögis kaasa aitama, ise koristama ja väikse venna eest hoolitsema. Et see oli nagu, et me nägime, et meie isa vajas meid natuke rohkem siis ja meie suhe muutus väga palju lähedasemaks ka. Kuna see on, kui su vanemad lähevad lahku, siis sa näed enda vanemat ühes teises valguses. Ta ei ole enam selles pere rollis, kus ta oli enne, vaid nüüd ta on rohkem iseseisev ja sa näed teda rohkem nagu indiviidina teises peres. Ja just see, kuidas siis sinu lapsevanem hakkama saab, kui ta enam ei ole oma partnerit võib-olla samal moel. Et suhe isaga muutus positiivsemaks ja lähedasemaks. Ta oli meist rohkem sõltuv ja meie temast ka. Aga emaga oli see, et tema ju ikkagi kolis ühe uue elukaaslasega kokku, kes oli palju suuremaks abis köögis kui mu endine isa. Et temal oli just rohkem see, et tema sai rohkem keskenduda oma tööle ja iseendale ja meie suhe temaga muutus ka rohkem selleks, et see oli väga tugev kontrast, et kui sa olid ise juures, siis sa hoolitsesid ise selle eest, et mis sa selga paned, mis sa sööd, millal sa kodutööd teed, millal sa magama lähed. Sa jõuad ema juurde ja siis see on jälle see ema, kes otsustab, et millal sa magama lähed, mis sa sööd, mis sa riidesse paned. Et meile väga meeldis see vabadus ja see kontrast oli väga raske, eriti kui sa oled seal vara ja teismelise eas. Väga huvitav, minu meelest sa tõid välja, et isaga läks suhe lähedasemaks, aga samas teil tekkis rohkem kohustusi, sest et te pidite iseseisvamaks saama palju varem. Et see on just huvitav, et osalt tundub, et see on nagu negatiivne, et mis mõttes teie eest ei hoolitseta nii väga palju ja rohkem, aga teisest küljest sa nagu ütled, et võimaldadki lastele iseseisvust, et tänapäeval on erinevad kasvatusstiilid. Et see ka tuuakse üheks positiivseks aspektiks, kui räägitakse 50-50 vanemlusest, et lapsed näevad erinevaid peremudeleid ja erinevaid vanemluse rolle. Tundub, et sinu pere näitel siis see on see üks asi, mida sina nagu sellest said. Kas oskad kommenteerida, mida sa veel tunned, et sa nagu said positiivselt sellest 50-50 vanemlusest ja võib-olla ka, mida sa nagu negatiivselt tegid kõrvalt või võib-olla ei oleks tahtnud kogeda? Võib-olla ei oleks kogenud üksikvanemlusest. Positiivne oli ju kindlasti see, et sul, minul isiklikult oli siis äkitselt nagu 3 lapsevanemat mängus. Et siis ma alati tundsin ja seda vanemaks ma sain, ma tundsin, et see tegelikult oli nagu mingi moodi kingitus mulle, et mul on nüüd rohkem inimesi mu elus, kes minu eest hoolitsevad. Et väga selge näide oli see, et mu isa, kellega ma üles kasvasin, ta ei käinud minuga arsti juures, kardab arste. Ja minu uus isa käis minuga iga arsti visiidil kaasas ja hambaarsti juures ja igal pool. Ja võttis selle aja, et nagu istuda seal. Et see oli tõesti nagu nii super, kuidas kõik lapsed peres kuidagi said
ühe vanema endale juurde ja ühe inimese veel nende ellu, kes nende eest hoolitseb ja nendega tegeleb mingit moodi ja nagu täiendab seda lapsevanemust, mis neile varem antud. Aga loomulikult see negatiivne osa on ju, mida ma arvan, et ma ei oleks kogenud, kui ma oleks võib-olla ainult oma ema juures elanud, kui oleks siis olnud üksinda. Ma arvan, et see, et need konfliktid, aga see on väga loomulik osa ühes lahkuminekus, täiskasvanute emotsioonid, täiesti inimlik, aga ma arvan, et see kõige tähtsam asi on see, et lahkuminek tegelikult väga selgelt peegeldab seda, milline oli nende inimeste vaheline suhe ja isiksus enne, kui nad lahku läksid. Et see oli väga selge pilt sellest, et kui varem tülitseti, siis see tülitsemine ei lõppe siis, kui lapsed lähevad lahku või siis, kui vanemad lähevad lahku. Nüüd oma perspektiivist ja sa õdede-vendade pealt oled ka näinud ja sõprade pealt ka, et kas on midagi sellist, mida oleks võinud teistmoodi teha ja kui on, kas seda andsid vanematele märku ja siis kohe tehti teistmoodi, eriti kuna ühiskonnas ka teati erinevaid vorme, et kas sa pead hambaharja kaasas tassima või mitte või ka nagu 1 nädal, 2 nädal ja nii edasi? No minu vanemad on kõik eestlased ja kõik väga põikpäised ka selle juures, et seal oli väga raske nagu lapsena ise välja tuua mingid nippe, kuidas seda situatsiooni paremaks teha, sest et sellised situatsioonid on uskumatult rasked. Ja lapsena sa ikkagi, eriti ma ise tean seda, et ma ei tahtnud kuidagi öelda midagi või kuidagi situatsiooni muuta või anda veel ühe väljakutse või ülesande vanematele, kellel juba oli nii raske koormus. Aga ma tean, et eks me ikkagi palusime, et me saaksime ikkagi natuke rohkem asju, mida me saime, mida oli vaja ja kui meil oli ju alati see ka, et kui üks vanem ei luba, siis võib-olla teine vanem lubab. ja kõik vajalik alati saadi ja me ei jäänud kunagi nagu millestki ilma. Aga just see, et ma oleks loomulikult alati tahtnud, et vanemad oleksid oma tunnetest ja oma emotsionaalsetest nagu situatsioonidest sõltumatult ikkagi suutnud lastele pakkuda ühe turvalisema keskkonna, kus väljendada just neid muresid, mis tekivad lastel ja neid nagu seda hirmu ja ebakindlust, mis lastel võib tekkida ja viha oma vanemate vastu, kui nende vanemad lähevad lahku. Et see on kindlasti üks nagu asi, mida ma soovisin väiksena ka, aga see oli rohkem see, et ma teadsin, et see on natuke palju küsida. Aga siis ongi see, et siis oli lahendus see, et sa pidid ise looma selle turvalise keskkonna endale ja oma õdedele ja vendadele. Kuigi sina olid kõige vanem, kas sa tundsid, et on tuge õdedest vendadest või et sina pakud tuge õdedele vendadele selle uue elukorraldusega? Ma kindlasti olin ema eest ja see oli uskumatult raske protsess täiskasvanuks saades 16, 15, 17. Siis kui sa saad aru, et sa oled olnud üks ema nii kaua oma väiksele vennale, et nüüd, kui on aeg enda peale keskenduda, siis on uskumatult raske. Ja mina ikkagi leidsin oma õdede ja vendade juures tuge selle poolest, et meil on nüüd, kui ma elan üksinda, siis ma saan alati öelda, et nii, nüüd meie 5 saame kokku, teeme õhtusöögi. Ja nad kõik tulevad. Ja nad kõik teavad, mida me oleme läbi elanud ja kus me oleme olnud ja mis mured meil on olnud ja kõik raskused ja me suudame ikkagi kõik läbi saada. Sest et meie lapsed ikkagi proovime ju olla paremad mingi mõttes kui meie vanemad ja proovida parandada neid vigu, mida me näeme. Sellele sobib väga hästi järgi küsimus, et kui sa nüüd ise peaks olema lapsevanem, kes läheb lahku, siis kuidas sina neid asju teeksid oma perega?
et elukorraldust laste osas ma just mõtlen. Kuigi sa juba jõudsid mainida, et emotsionaalseid asju ka, et lapsi toetada rohkem. Kuidas sina teeksid, kui sina oleksid lahku läinud lapsevanem? Seda on väga kerge öelda. aga ma arvan, et esiteks loomulikult ma kaaluks üle selle suhte, kus ma olen. Et kui sa suudad selle inimesega säilitada sõprussuhet ja respekti selle inimese vastu, siis on kõik eelised, et see lahkuminek läheb hästi ja et see laps tegelikult võidab ühest jagatud vanemluse peremudelist. Sest et see kõige tähtsam asi, mis tegelikult ka lapsele ongi just see turvatunne ja mitte ainult turvatunne, vaid ka rahu. Et kui üks laps jõuab koju, et kodus on ühtemoodi rahu, et see vanemate vaheline konflikt ei voolaks üle nende peale ja ei oleks ainult see, millest nad oleksid ümbritsetud. Et ma arvan tõesti, et kui mina peaksin lahku minema ja mul endal on ja meil on laps selles suhtes, siis ma kindlasti ju teeksid jagatud vanemlusmudelid, sest ma usun, et see on kõige efektiivsem. Sest et lapsed vajavad mõlemat oma vanemat. Aga ma kindlasti ka näeks vaeva selle nimel, et ma elaksin selle lapse vanemaga küllalt lähedal, et see laps ikkagi suudaks, ei peaks reisima nii palju ja see lapsel oleks kõik asjad olemas, et ta ei peaks elama kohvrist. Ja et kui on midagi vaja, siis mõlemad vanemad saavad olla kohal korraga ja et laps saab pöörduda mõlema vanema poole ja ka see, et vanemad saavad koostööd teha ja nagu partneritena ikkagi, nad on lapsevanemad, olgugi nad ei ela enam koos. Lapsevanem oled sa eluks ja seda nagu ei tohi unustada ja ma prooviks ka just enda partneriga meelde jätta seda, et me ikkagi töötame koos, sest meil on ühine laps ja meie laps tuleb enne meie tundeid üksteise vastu. Et see on kõige tähtsam. Suurepärane, see on väga head lõpusõnad. Aitäh sulle, Nooresööt, tulemast meie podcasti. Aitäh teile. Nägemist.